On vaja veel juurde osta, juurde teha, rohkem õppida, rohkem midagi veel saavutada ja kogu aeg on vaja midagi ja me jookseme ja vahest lihtsalt ei märka, et elu juba läbi ja ei jõudnud elada. Ja miks see juhtub, Melanie, tere! Ja miks juhtub nii, sest me elame sellise tempoga, et ei jõua midagi jälgida, ei jõua midagi teha ja on vaja alati midagi juurde veel ja veel teha ja siis meil ei ole aega selleks, et lihtsalt puhata, teha pausi ja puhata. Ja minul praegu, täna ma avastasin, et üks minu salasoov on täidetud ja see oli minu lapsepõlvest unistus. Minu laps praegu vaatab ja see on minu lapsepõlvest unistus. Aitäh, sa oled minu fänn number 1, jah, Melanie, aitäh. See oli minu lapsepõlvest unistus, mis ma väga tahtsin kogu aeg. Ma lapsepõlvest vaatasin mingi filmi ja seal oli peanäitleja või peategelane ja naisterahvas ilus ja super, ta mulle nii meeldis. Ja temal oli väga palju päikeseprillid, erinevad kujud, erinevad värvid, erinevad vormid, erinevad stiilid, brändid ja ta mulle nii meeldis ja see tema kollektsioon, et ma tahtsin endale ka neid saada. Ja terve elu jooksul kuidagi nagu kogusin, ostsin juurde erinevad ka stiilid, brändid ja värvid, aga kuidagi nagu ikka ei ole veel seda terve kollektsiooni, ikka ei ole midagi, mis jätab mind rahule ja mina saaksin olla õnnelik sellega. Ja siis nädalavahetusel läksime sõbrannaga shoppama. Ja jõudsime aksessuaarideni ja ta vaatab, et ta on meie moestilist või et see on tema professionaalne külg. Ja siis ta näitas mulle mitu erinevat prillid ja ütles, seda on vaja kindlasti võtta, need on nii ägedad ja praegu on moes, et vaata, proovi neid. Ja siis ma võtsin neid kätte, proovisin, nad oli ägedad. Ja ma avastasin, et need prillid tegelikult mul ei ole vaja. Mul on autos mingi 4 paari ja kodus on veel, ma ei tea kui palju, aga need prille mul ei ole vaja enam. Ja vaatasin, proovisin, nad olid ka head, ilusad, aga mõtlesin, et ma lihtsalt ei jõua kõik neid kasutada. Ja siis ma jätsin neid poodi edale müüa, et mingi teine ilus naine saaks endale neid osta. Ja täna endale tegin jõuga sellise nagu vaikuse tunni, et lihtsalt välja lülitada oma mõtted, oma tegevused, et mitte kellegiga rääkida, lihtsalt olla vaikuses. Ja selles vaikuses ma avastasin, et tulid igasuguseid inspiratsioonid ja seal hulgas oli ka minu prillid. Et minu lapsepõlve unistus on tegelikult täidetud ja mina ei märganud, millal see juhtus. Ja ma ei tea, kas see aasta, eelmine aasta või 10 aastat tagasi, lihtsalt ma ei märganud seda, et minu soov on täidetud. Ja ma mõtlesin sinu peale, sest me kogu aeg jookseme, meil on vaja nii palju asju tegema ja meie ei märka vahest, et elu jookseb meist mööda. Ja mõtlesin, et seda ma pean kindlasti sinuga jagada, sest iga seansil, kui sa tuled, me teeme seda pausi, kui sa saad ennast välja lülitada sellest maailmast ja lihtsalt kohtuda iseendaga ja naudida seda hetke, sest see tunnikene või 2 tundi, mis oleme koos, see on sinu puhas aeg, kus on sul turvaline olla iseennast, olla iseendaga ja kuulata oma hinge, oma soovi, mida sa tahad ja kas on vaja nii palju teha, mis sa praegu teed, võib-olla enamus on nendest tegevustest ei ole sul vaja.
ja siis ma avastasin seda, et minu soov on täidetud ja ma kuidagi jõudsin selleni, et kui on vaja saavutada mingi soovi või on vaja saavutada mingid tulemused, alati on parem ja efektiivsem, kui on kõrval keegi, kes on profi sellel teemal, kas see on jurist või see on arst või see on stilist, moestilist, et kui on profi kõrval, siis palju lihtsam ja efektiivsem ja kergem jõuda oma eesmärkideni. Et jah, sõbrannadega alati ja sugulastega alati saab rääkida igasuguseid asjadest, aga saavutada tulemuseni tuleb sellega, kes on profi sellel teemal. Täpselt sina, kui sa tuled, ma alati palun usalda ja räägi, mida sa tahad, millega sa tahad ära minna seansilt ja millega sa tulid, mida me teeme. Ja need küsimused sa tead ja sa alati, ma tean, et valmistad selleks, et nende küsimustele vastata ja vahest sina valmistad ennast mitu päeva ennem seanssi, et meie seanss algab palju varem, kui lihtsalt me kohtume. Ja kui sa tead, miks sa tuled, siis palju efektiivsem meie tulemused. Ja meil ei ole vaja teisi kutsuda. Jah, kas võin teisi kutsuda? Muidugi kutsu. Ja kui ma avastasin, et minu unistus on täidetud ja ma jagan seda sinuga, sest iga meie seanss täpselt sellele pühendatud, et täida sinu soovi, et sina läheksid seansilt ka õnnelik ja sellega, et sul on olemas seda, mille järgi sa tulid. Ja väga lihtne, selleks on vaja lihtsalt pausi ja paus ei ole luksus, see ei ole laiskus, see ei ole rumalus. Paus, see on sinu tööriist või sinu instrument, millega sa saad iseennast juhtida ja oma elu. Ja need pausid me teeme sinuga koos seansside ajal. Ja kui ma märkasin seda, et soov on täidetud, siis ma avastasin seda, et meie vahest ei märka seda ja tänu sellele, et ma jõuga võtsin aega endale, võtsin endale puhkamiseks tunnikene. Ma selle tunniga sain palju asju, mis võib-olla ma ei oleks jõudnud, kui olen jälle nagu mingid protsesside sees ja tegelen nendega. Ja täpselt sinuga me teeme iga seanssil, kui sa tuled, et me keskendume sinule, keskendume sinu eesmärkidele. Jah, 100% saab sinu keha tähelepanu, aga keha see on 30% kogu sinust, kes sa oled, sest 70% see on see, mis on meie peas, mis on meie hinges ja kui see on tasakaal siin hoidud, siis me saame paremini juhtida oma elu ja paremini ennast tunda. Ja nii kaua, kui me jookseme millegi järgi, me võime joosta mööda oma elu ja täpselt sellepärast me kohtume ka sinuga, et sina tunneksid, et ma olen nii tubli, mul on nii hea elu. Ja ma märkasin seda, et viimasel ajal need inimesed, kes tulevad seanssidele, need inimesed valivad õlid, eterlikud õlid, mis tähendavad, et sa oled vaba sees ja sa oskad naudida elu igas hetkes. Ja need õlid, nad lihtsalt räägivad, nad peegeldavad seda, mis sina teed ja ma olen nii uhke su üle, sest need õlid, mida sa valid, nad näitavad sinu sisu ja see on väga ilus pilt ja iga seanss meil tuleb teistmoodi, aga mis edasi, seda rohkem ja rohkem need inimesed, kes valivad vabadus ja valivad oskus elu elada läbi õlid, seda ma näen ja sina näen seda ka. Ja
paus, ta annab meile jõudu, annab meile rohkem võimalused ja annab meile rohkem näha, kes ma olen, sina, et sa saad kohtuda ise endaga ja kui sa oled seal, see on puhas sinu aeg sinu jaoks. Ja mina olen ka siin selleks, et olla lihtsalt kõrval, sest sina käid oma tee peal ise. Ma olen sinule toetuseks ja selleks, et sa saad sinna oma eesmärkideni jõuda palju kiiremini ja efektiivsem. Ja täna ma tahtsin seda jagada sinuga, sest ma täna ka kogesin seda tunne, mis sina saad alati, kui oled seansil, lihtsalt kohtuda iseendaga ja see on puhas nauding ja palju inspiratsiooni tulevad peale seda. Ja alles sinuga näeme. Mul on veel mõned ideid, mida ma tahan sinuga jagada kindlasti ja ma teen veel mõned eetrid teistel teemadel, aga sinuga kohtume veel, jälgi mind ja vaata, et see on koht, kus kohtuvad targad inimesed. Targad, terved ja õnnelikud. Minu nimi Natalja ja mina olen sinu kehaline praktik, kes sinuga lendab edasi koos.